Sõjaväepolitsei on üks Kaitseväe struktuuriüksustest. Sõjaväepolitsei õppusel Siil on nii-öelda mänguväline üksus, kes siis teostab reaaltoetust, ehk siis ei võta osa sõjamängust. Ülesanded on erinevaid, aga mida tavakodanik kõige rohkem näeb, ongi Kaitseväe kolonnide liikumisi. Neid liigub siis Tapa suunalt Lõuna-Eesti suunda. Sellel nädalal, järgmisel nädalal hakkavad tagasi liikuma. Sõjaväepolitsei eskordib õppusel Siil rasketehnikat treileritel, mis on reeglina ülekabariidilised, ehk siis nad on laiemad kui tavalised veoautod. On siis kahtesugust tüüpi, on kinnised kolonnid ja avatud kolonnid. Kinnise kolonni eristab siis kolonni lõpus olev alarmsõiduk siniste vilkuritega. Nendest sõidukitest või sellest kolonnist siis möödasõit on keelatud. Kui viimasel sõidukil vilguvad kollased vilkurid, siis möödasõit on küll lubatud, aga soovitan enne tõsiselt järele mõelda, kas sellel manöövril on mõtet, kuna kolonnid on pikad. Et kui tekib situatsioon, kus Kaitseväe kolonni taha olete jäänud, siis pigem mitte üritada möödasõitu ja varuda siis kannatust, et Kaitseväe kolonn ja liikleja turvaliselt kohale jõuaks. Škoda alarmsõidukitel on siis tagumisel sõidukil võib töötada siis infotabloo, mis annab siis tsiviilliiklusele tagapool informatsiooni, kas näiteks millal on kolonnil peatus või on seal hoiatus, möödasõit keelatud või hoia vahet. Sõjaväepolitsei opereerib õppusel Siil siis nii elukutselise koosseisuga kui ka ajateenijatega. Ajateenijad eskordivad kolonne täpselt samamoodi, nii nagu elukutselised, aga nendel on omad sõidukid ja nende sõidukite tunneb ära siis suure sildiga katusel Kaitseväe kolonn. Eks esimene kord oli ikka natukene hirmuäratav, aga tegelikult pole midagi hullu, kui kõik algab planeerimisest ja kui operatsioon on hästi planeeritud, siis ega seal väga midagi valesti minna ei saa. Olen olnud ajateenistuses juba pea 10 kuud. Ametikohalt olen jaoülem ja see siis tähendabki seda, et planeerin ja viin läbi kuni jaa suuruse üksusega erinevaid sõjaväelisi operatsioone. Mina olen kolonni eesotsas selle autoga, kus ma praegu istun ja juhin siis selle kolonni liikumist. Minu 2 ülejäänud meeskonda siis üks meeskonna auto liigub umbes 10 minutit enne kolonni, ehk siis tema ülesanne on olla nii skaut, ehk siis ta vaatab, mis teeolud on, kas on mingeid takistusi, kas on vaja teekonda muuta. Ja siis minu 3. meeskond, tema on siis kõige taga ja tema annab mulle siis infot, et mis siis kolonni taga toimub, kuna tihtipeale sõjapolitseinikud, kes on ajateenijad, veavad avatud kolonne. See tähendab seda, et tsiviilliiklus saab kolonnide vahele tulla, ehk siis meil ei ole otsest õigust kinnist kolonni vedada. Sellega tegeleb tegev sõjaväepolitsei, ehk siis tema annab mulle infot, mis siis tagapool toimub. Sõjaväepolitsei patrullid siis lahingpiirkondades kasutavad ka siis ajutiselt paigaldatud liiklusmärke, juhtimaks siis sõidukijuhtide tähelepanu. Nende märkide juures võivad olla sõjaväepolitseinikud, aga ei pruugi. Ehk siis, kui te näete sellist liiklusmärki ilma, et seal oleks keegi sõjaväepolitseinik kõrval, siis kindlasti vähendada kiirust ja olla valmis siis selleks, et kas siis sõidutee vahetus läheduses või sõiduteel on lahingtehnikat, sõdureid, müra, suitsu ja loomulikult võtta hoogu maha ja ettevaatlikult siis antud alast läbi sõita. Jälgida kindlasti sõjaväepolitseinike korraldusi, et mitte teha äkilisi liigutusi, et see ei mõjutaks kuidagi kolonni liikumist ja mõistvat suhtumist, sest tihtipeale Kaitseväe kolonnid ei saa liikuda üle 70 km tunnis ja peab aru saama, et alati ei ole võimalik kolonnist mööda liikuda, ehk siis võib-olla võimalusel teha paus kuskil tanklas või kasutada absoluutselt teist teekonda.